Me alles alustame. Need on kuulsad viimased sõnad Iraani režiimilt pärast seda, kui nad 4. mail rikkusid relvarahu USA-ga. Iraani rünnakud Hormuzi väinas on saatnud šokilaineid üle kogu maailma ja rahu on läbi. Aga Iraan hammustas rohkem, kui suutis alla neelata. Režiim lõpetas relvarahu ja kahetses seda kohe, sest USA alandas Iraani mereväge täielikult, nii et nende paatidest said kõik allveelaevad. USA saatis kohale kopterid. Iraan tundis valu. 4. mail teatasid The War Zone ehk TVC ja teised väljaanded, et operatsioon Epic Fury näib olevat uuesti alanud. USA paigutas AH-64 Apache ja MH-60 Seahawk helikopterid Hormuzi väina, kus need hävitasid Iraani Islami-revolutsiooni kaardiväe ehk IRGC poolt juhitud väikesed paadid. Tundub, et hävitatud paatide arv on muutunud vaidlusküsimuseks. TWC ütleb, et neid oli 6. CBS News teatas 5. mail, et tegelik arv on 7. Aga tegelikult on numbritest olulisem see, mida see kõik endast kujutab. Relvarahu on rikutud ja see võib muuta kõike, mis puudutab Iraani tulevikku. USA väidab, et tal on rohkem kui piisavalt põhjuseid, et saata oma kopterid uuesti mängu. IRGC väikesed paadid ähvardasid kaubalaevandust Hormuzi väinas ja selle ümbruses. Lisaks on USA mereväe admiral Brad Cooper, kes on USA keskväe juhatuse juht, samuti väitnud, et Iraan sihtis USA mereväe sõjalaevu. Jääge meiega, sest me süveneme põhjalikumalt selle uue konfliktivooru võimalikesse vallandumispunktidesse. Aga kõigepealt on Cooper väga selgelt öelnud, et Iraan seisab silmitsi tõsiste probleemidega, kui ta soovib Hormuzi väinas uut konflikti alustada. Meil on tohutult palju võimekust ja tulejõudu koondatud väina ja selle ümbrusesse, sealhulgas AH-64 Apache ja MH-60 Seahawk. Kopteerid, mida kasutati juba täna hommikul 6 Iraani väikelaeva kõrvaldamiseks, mis ähvardasid kaubalaevandust, ütles Cooper, kui ta andis aru viimastest USA rünnakutest. Seejärel andis ta järgmise hoiatuse. Palju hullemat tuleb, kui Iraan end kokku ei võta ja õigesti ei käitu. Meil on ka A10, F-15, F-16, FA-18, F-35, EA-18 Growlerid, RC-135, KC-46 ja KC-135D. Fikstiibadega lennukid ja arvukad USA sõjalaevad, sealhulgas hävitajad, 2 lennukikandja löögigruppi, amfiibne valmisolekurühm ja merejalaväe ekspeditsiooniüksus, selgitas Cooper. Praegu oleme me murdepunktis. Kui USA hävitaks 6 või 7 IRGC väikelaeva, võiks see viia Iraani tagasi olukorda, kus režiim kogeb taas Operation Epic Fury kõige hullemaid tagajärgi. Või nagu Cooper viitab, loetledes Ameerika sõjalisi võimekusi Pärsia lahe piirkonnas, võib see olla ühekordne tegevus, mis tuletab Iraanile meelde, et parem on rääkida, kui võidelda. Kuna IRGC väikelaevad on Ameerika raevuka vastuse tõttu tahtmatult allveelaevadeks muutunud, on tähelepanuväärsed ka konkreetseid lennukeid, mida USA kasutas. Võib väita, et Apache ja Seahawk kuuluvad selle õhuvõimsuse madalamasse tasemesse, mida USA oleks võinud kasutada. Tegelikkuses on need mõlemad kopterid, mis on spetsiaalselt ettevalmistatud tegelema väikelaevade ohuga, mida Iraan Hormuzi väinas ja ümbritsevates vetes tekitab. IRGC väikelaevade oht on olnud probleemiks alates Operation Epic Fury algusest. Isegi kui Iraani peamine mereväe oht oli nõrgestatud ja sõjalaevad üksteise järel Ameerika rünnakute tõttu hävitati, jäi väikelaevade asümmeetriline oht alles. Kiired, veepinnal raskesti avastatavad ja isegi kõige algelisematest sadamatest hõlpsasti kasutusele võetavad väikelaevad on ohtlikud ja mis veelgi olulisem, neid on palju. Gulf International Forum märgib, et Iraani revolutsiooni kaardiväel IRGC on mereväeharus 20 000 teenistujat, mis on 2000 võrra rohkem kui Iraani tavapärases mereväes. Nendest 20 000 on umbes 5000 spetsialiseerunud merejalaväelased, kes tegutsevad koos kiirete paatidega. Mis puudutab paate endid, siis nende hulka kuuluvad Tondar-klassi kiirründelaevad, C-14-klassi raketipaadid ja hulk teisi kergeid aluseid, mis on tavaliselt varustatud lühimaa tiibrakette tulistavate raketisüsteemidega. Strateegia on lihtne. Kiire paat kihutab sihtmärgi poole. Kohale jõudes laseb see oma raketid välja ja lahkub seejärel. See ei käi Iraani jaoks tegelikult niivõrd tekitatud kahju kohta, kuigi seda on kindlasti palju olnud. Asi on selles, et see kujutab ohtu. Nii kaua, kui kaubalaevandusettevõtted teavad, et IRGC paadid luuravad ringi, on tohutu risk proovida laevaga Hormuzi väinast läbi sõita. Iraani režiim on suutnud väga vähesega palju saavutada, kuna need väikesed paadid on mänginud võtmerolli Hormuzi blokaadi loomisel, mis on nüüdseks maailma energiaettevõtete jaoks tohutu probleem. Mõned võivad IRGC paate nimetada sääseparveks, kuid IRGC-d see ei huvita.
Oma väikeste paatide ja droonidega suudab IRGC pidada sissisõda olulisel mereteel, mille kaudu rahuajal liigub 20% maailma naftatarnetest. Seega on väikesed paadid tõsised ohud. Apache ja Seahawk on USA vastus nendele ohtudele. Mõlemad kopterid koos A-10 Warthogidega, mille USA on samuti Hormuzi väina saatnud, suudavad kiiresti reageerida väikelaevade rünnakutele ning neil on piisavalt tulejõudu, et need paadid hävitada. IRGC on ohverdanud soomuse ja laeva õhutõrjeseadmed, et saavutada suurem liikuvus. Ameerika kopteri ja A-10 piloodid on umbes 2 aastakümmet põhjalikult harjutanud just selliste paadirünnakute vastaseid missioone, mille tulemusena on nüüd umbes pool tosinat IRGC laeva uputatud. Eriti just Seahawksi pilootidel on selles vallas palju kogemusi. National Interest teatab, et neid on varem kasutatud Houthide väikeste paatide hävitamiseks Punases meres. Seda relvarühmitust toetab Iraan. Ja see, mida me nüüd näeme Hormuzi väinas, on väga sarnane sellele, mida Houthid on juba mitu aastat Punases meres aeg-ajalt teinud. Relvastatud kopterid on üldiselt selleks ülesandeks ideaalne valik. Nad saavad kiiresti õhku tõusta nii maalt kui ka merel paiknevatelt sõjalaevadelt. Nad saavad end positsioneerida ka võimalike ohualade, näiteks Hormuzi väina laevateede lähedale, mis vähendab veelgi aega, mis kulub kopteril väikese paadi ohule reageerimiseks ja kohale jõudmiseks. Lisage laevavastased laskemoonad, nagu uued lasersihtimisega Advanced Precision Kill Weapon System 2 raketid, mida laaditakse Ameerika kopteritesse ja lennukitesse ning tulemuseks on õhust kasutatavad relvad, mis suudavad toime tulla tervete kiirete paatide parvedega. Hävituslennukeid ja keerukamaid lennukeid pole vaja. Neid hakatakse kasutama rünnakuteks Iraanis endas, kui see, mis praegu Hormuzi väinas toimub, osutub katalüsaatoriks, mis taaserustab operatsiooni Operation Epic Fury. Iraan pole selle kõige üle sugugi rahul. BBC teatab, et Iraani riigimeedia on juba hakanud vaidlustama USA väiteid, et nad tabasid nii paljusid IRGC väikelaevu. Selle asemel väidab Iraan, et kõik, mida USA suutis saavutada, oli 2 väikese tsiviilkaubalaeva hävitamine, mis tõi kaasa 5 tsiviilisiku surma. Kui tõele need väited vastavad, jääb veel näha. Need väited pärinevad Iraani riiklikult ringhäälingult IRIB, mis teatab, et anonüümne Iraani sõjaväeülem ütles, et Teherani režiim alustas oma uurimist USA rünnakute kohta IRGC laevadele, et jõuda oma järeldusele. USA sõjavägi pole nendele süüdistustele vastanud, teatab Al Jazeera. Me oleksime hooletud, kui ei juhiks tähelepanu sellele, et Iraani režiimil ja riiklikul meedial on enam kui piisavalt põhjust levitada propagandasõnumit, et USA ründab kaubalaevu, mitte IRGC väikelaevu. Lisaks on üks põhjus, miks IRGC kasutab väikelaevu, see, et need on raske eristada kahjutumatest alustest. Kõik taandub võimalusele kõike usutavalt eitada ning Iraan võib püüda kujutada mõne oma Hormuzi tõkestaja kaotust millekski, mis see tegelikult ei ole. Pinged kasvavad peaaegu selleni, et kogu Iraani sõjarelvarahu võib kokku kukkuda. Olukord Hormuzi väinas on eskaleerunud. Aga tuleb küsida, miks USA üldse ründas IRGC väikelaevu? Iraan üritab kogu selles olukorras end süütu ohvrina näidata, kuid tõde on hoopis teistsugune. Aga enne kui uurime, mis selle kõige väinas põhjustas, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks kunagi ilma meie kanali uutest videotest. Nüüd tahab Iraan, et te arvaksite, et USA rikkus vaherahu lihtsalt niisama. Tegelikult ei teinud ta seda. Tegelikult juhtus see, et Iraan ründas esimesena. Ja see kõik oli sellepärast, et režiim polnud rahul sellega, et USA teatas kavatsusest astuda täiendavaid samme, et muuta Hormuzi väina läbimine kaubalaevadele turvaliseks. 3. mail teatas USA president Donald Trump oma Truth Sociali platvormil, mida USA kavatseb teha Hormuzi blokaadile reageerimiseks. Trump teatas, et riigid üle kogu maailma, kellest enamik pole Lähis-Ida konfliktiga seotud, on pöördunud USA poole palvega aidata neil vabastada oma laevad Hormuzi väinas. Iraani, Lähis-Ida ja Ameerika Ühendriikide huvides oleme öelnud neile riikidele, et juhatame nende laevad turvaliselt nendest piiratud veeteedest välja, et nad saaksid vabalt ja takistusteta oma tegevusega jätkata, teatas Trump. USA president esitles seda sammu kui humanitaarset žesti kõigi asjaosaliste, sealhulgas Iraani jaoks. Ja just nii kuulutati välja uus operatsioon. Project Freedom oli kohe algamas. Iraan polnud selle üle õnnelik. Vaatamata Trumpi väidetele, et see uus projekt aitaks Iraani sama palju kui teisi riike, reageeris Iraani režiim kiiresti, väites, et nad kontrollivad endiselt Hormuzi väina. Iraan väidab, et USA'l pole õigust pakkuda mingisugust saatet või abi kaubalaevadele, mis on Iraani blokaadi all.
USA ei saa seda kindlasti üksi teha, nagu väitis Iraani kindralmajor Ali Abdullah, öeldes, et igasugune turvaline läbipääs Hormuzi väina kaudu peab olema igal juhul kooskõlastatud Iraaniga, teatab BBC. Ka teised Iraanis kritiseerisid kiiresti Project Freedomit. Iraani parlamendiliige Ebrahim Azizi väitis, et USA riskib selle uue projektiga vaherahu rikkumisega, lisades, et Hormuzi väin ei ole koht retoorikaks ning Pärsia lahe piirkonda ei juhita Trumpi luululiste postitustega. Iraani välisminister Abbas Araghchi lisas kriitikat, väites X-is tehtud postituses, et projekt Vabadus on tegelikult projekt Tupik. Seega on Iraani vastus projektile Vabadus eitav. Aga see, mis järgnes, tuli kõigile ootamatult. Ilmselt ei piirdunud Iraani režiim oma rahulolematuse väljendamisega Trumpi uue ettepaneku suhtes, vaid otsustas ennetada võimalikku vaherahu rikkumist, rikkudes ise vaherahu. 4. mail teatasid nii Lõuna-Korea kui ka Araabia Ühendemiraadid, et nende kaubalaevu oli rünnatud Hormuzi väinas. Araabia Ühendemiraadid teatasid samuti, et Iraan ründas nende Fujairah asuvat naftasadamat, põhjustades tulekahju. Äkitselt saab selgeks, miks Ameerika Apache'd ja Seahawki helikopterid sihivad Iraani revolutsioonilise kaardiväe väikseid paate. See polnud juhuslik hoiatuslask, millega üritati sundida Iraani loobuma oma vihast vabaduse projekti suhtes. See oli vastus, kättemaks, USA tegevus, et näidata Iraanile, et ta reageerib igale Iraani revolutsioonilise kaardiväe rünnakule Hormuzi väinas nii kiiresti, et rünnakuid alustavad paadid saadetakse merepõhja enne, kui neil üldse tekib võimalus tõsist kahju põhjustada. Ja nüüd on kogu maailm pingeseisundis. Kas me näeme konflikti taaslahvatamist või on see vaid väike tagasilöök rahu poole liikumisel? Ameerika vastus Iraani režiimi agressioonile viitab sellele, et vabaduse projekt ei kao niipea kuhugi. Nagu nägime Cooperi kommentaaridest, ei kavatse USA sugugi taanduda, vaid on rõhutanud, et neil on juba laialdane sõjaline kohalolek Pärsia lahes, sealhulgas juba kasutusel olevad kopterid, hävitajad ja sõjalaevad. Samas on USA üsna kidakeelne selle osas, mida vabaduse projekt täpselt Iraani rünnakute ja esialgse Ameerika vastuse järel teeb. Kui küsiti, kas USA kaitseb nüüd vabaduse projekti raames ka AÜE sadamaid, ütles Cooper, ma ei taha täpsustada, mida me kaitseme ja mida mitte. Ma ei tahaks selles osas oma kaarte avada. Aga Fujairah rünnaku puhul viitaksin ma selles osas tõesti AÜE-le. Seega USA sõjaväe juhtkonnalt pole eriti palju infot tulemas. Siiski võib Trump olla andnud mõningase vihje selle kohta, kuhu ta näeb Project Freedomit liikumas. Oma 4. mai Truth Sociali avalduses USA poolt 7 IRGC väikelaeva hävitamise kohta tegi Trump ka huvitavaid viiteid Lõuna-Koreale. Iraan on seoses laevade liikumise ja Project Freedomiga teinud mõningaid rünnakuid ka teistele, mitte seotud riikidele, sealhulgas Lõuna-Korea kaubalaevale. Võib-olla on aeg, et Lõuna-Korea tuleks ja liituks missiooniga. See on huvitav kommentaar. Kuigi me saame praegu ainult spekuleerida, viitab see sellele, et USA võib soovida juhtida rahvusvahelist missiooni Hormuzi väinas, selle asemel, et võtta kogu vastutus kaubalaevade ohutuse tagamise eest enda peale. Kas me võime näha liidu tekkimist Hormuzi taasavamiseks? See jääb veel näha ja tasub märkida, et ajaleht Independent teatas 5. mail, et Lõuna-Korea kaalub võimalust liituda Project Freedomiga. Samas on seda tasakaalustanud asjaolu, et Lõuna-Korea uurib ka kaubalaeval puhkenud tulekahju põhjust, millele IRGC väidetavalt ründas, kuna pole veel ametlikult kinnitanud, et põleng oli põhjustatud välisteguritest. Nagu sageli Pärsia lahe konfliktide puhul, ei saa me kunagi päris kindlad olla, mis järgmiseks juhtub. See kehtib nii relvarahu kui ka Project Freedomi kohta. Võiks arvata, et Iraani rünnakud kaubalaevadele naftasadamates ja USA vastusena IRGC väikelaevade uputamine tähendavad relvarahu lõppu. Võib-olla see nii ongi. Aga võib-olla ei ole. Nagu CNN 5. mail teatas, on Trump teinud suuri avaldusi selle kohta, kuidas Iraani väed pühitakse maa pealt minema, kui nad sihivad USA laevu Pärsia lahe piirkonnas. Siiski ei ole ta veel ametlikult kuulutanud relvarahu lõppenuks. Valge Maja reporter Jonathan Karl märgib samuti, et relvarahu lõpp ei ole veel päriselt aset leidnud, kuna Trump ei öelnud 4. mai telefonikõnes, et Operation Epic Fury on taas täies hoos, kui ta selgitas toimunut Araabia Ühendemiraatide ja Lõuna-Korea kaubalaevadega. See on samuti ettevaatlik, kuid just seda võibki oodata kahelt riigilt, kes püüavad rahuläbirääkimistega edasi liikuda, samal ajal üksteist aktiivselt ähvardades. Niisiis, kui rääkida Iraani konfliktist, mida me teame kindlalt? Me teame, et USA hävitajad asuvad Hormuzi väinas. CENTCOM on selle kinnitanud 4. mai avalduses, kus öeldi, et USA mereväe juhitavad raketihävitajad tegutsevad praegu Araabia lahes pärast Hormuzi väina läbimist, toetades Project Freedomit. Samas postituses märgitakse, et 2 USA kaubalaeva läbisid Hormuzi väina Project Freedomi raames.
Siiski lisab Cooper, et USA sõjalaevad võivad küll kohal olla, kuid nad ei paku konkreetseid saateteenuseid. Kui ma seda üldiselt kirjeldan, siis kui sa saadad laeva, mängid sa justkui üks ühele. Ma arvan, et meil on selles protsessis palju parem kaitsesüsteem, kus meil on mitu kihti, mis hõlmavad laevu, helikoptereid, lennukeid, õhu eelhoiatust ja elektroonilist sõjapidamist. Meil on palju laiem kaitsepakett kui lihtsalt laevu eskorteerides. See annab meile veidi rohkem aimu, kuidas Project Freedom hakkab kuju võtma. IRGC-ga ei tegele mitte ainult USA sõjalaevad, samuti tegelevad nendega nende laevade pardal olevad lennukid ja helikopterid, nagu IRGC väikelaevade kaptenid teada said. Senikaua annab Trump hoiatusi ja USA sõjaline kohalolek Pärsia lahes näib taas suurenema hakkavat. Meil pole mereväge, neil pole õhuväge, neil pole õhutõrjevahendeid, neil pole radareid, neil pole mitte midagi, neil pole tegelikult isegi juhte. Juhid on samuti kadunud, ütles Trump Iraani kohta 4. mai kõnes. See on üsna selge meeldetuletus Iraanile, et USA on viimaste kuude jooksul riigi sõjaväe purustanud. Trump väitis samuti intervjuus Fox Newsile, et USA-l on nüüd rohkem relvi ja laskemoona ning need on palju kõrgema kvaliteediga kui varem. Pole selge, kas Trump võrdleb tänast USA sõjaväge varasemaga või väidab ta, et lahepiirkonda on saadetud rohkem varustust. Igal juhul on see järjekordne ähvardus. Tagane nüüd Iraan või pool tosinat hävitatud väikest paati ja Ameerika vägede poolt alla tulistatud tiibrakette on alles algus. Samuti näib, et USA konsulteerib Iisraeliga, et otsustada oma järgmised sammud. Seda väidab Israel High Arm, kelle sõnul 3 asjaga kursis olevat allikat kinnitavad, et need 2 riiki peavad tuliseid konsultatsioone, kuidas reageerida ja aidata oma lojaalset liitlast, viidates ilmselt Araabia Ühendemiraatidele. Arutlusel olevateks võimalusteks on väidetavalt sihitud rünnakud Iraani raketisüsteemide ja teiste sõjaliste sihtmärkide vastu, mis ohustavad Hormuzi väina. Samuti võimalik rünnak Iraani energiarajatiste vastu, otsese vastusena Iraani rünnakule Fujairas. Mis puudutab Iraani, siis nemad on juba andnud selle hoiatuse, millega me videot alustasime. Me alles alustame. Arachi on võtnud veidi diplomaatilisema lähenemise, öeldes X-is, et sündmused Hormuzis näitavad selgelt, et poliitilisele kriisile ei ole sõjalist lahendust, hoiatades USA-d, et pahatahtlikud jõud ei kisuks neid tagasi sohu. See oli võib-olla peen vihje Iisraeli suunas. Igal juhul näib, et Irakchi püüab olukorda tagasi läbirääkimiste laua taha suunata, mitte Hormuzi väina. Kuid kui hästi see toimib olukorras, kus USA ei paista Project Freedomist taganevat ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi ründab taas kaubalaevu Pärsia lahes, jääb veel näha. See, mida me just nägime, võib olla kas rahu poole liikumise ajutine tagasilöök või katalüsaator, mis viib Operation Epic Fury taaskäivitamiseni. Järgmised paar päeva on otsustava tähtsusega. Praegu on pool tosinat uputatud väikelaeva tõendiks sellest, et USA on vajadusel valmis järgmiseks ringiks. Ja kui Operation Epic Fury tõesti uuesti algab, võib üks ootamatu riik olla Hormuzi väinas väga suureks mõjutajaks. Ukraina on valmis tegema midagi suurt, et väin uuesti avada, ja isegi USA ei osanud seda ette näha. Lisateabe saamiseks vaadake meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et ei jääks ilma meie kajastustest viimaste arengute kohta Pärsia lahes. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!